Onu Juhani taskulõvi jääb haigeks. Onu Juhani oli mures. Tema taskulõvi pikutas juba päevi pidžaama taskus ja muudkui köhis. Onu Juhani ei saanud mitu ööd magada, sest lõvi hakkas iga kord just siis köhima, kui onu oli magama jäänud. Nüüd võtame küll rohtu, teatas Juhani ja lohistas väsinud jalgu kööki. Just seal asus sahtel, mida onu avas viimati 3 aastat tagasi, siis kui tal suur varvas valutas. Lauasahtel avanes vaevaliselt. See oli täis arstimeid. Mõned rohud olid niisama vanad kui onu Juhani ise, aga leidus ka värskemat kraami. Juhani muudkui otsis ja otsis, aga köharohtu ei olnud kusagil. Lõpuks meenus onu Juhanile, et ta ise pole ju kunagi köhas olnud ega selle leevenduseks siirupeid joonud. Siis joome teed meega, teadis Juhani rääkida ja keetis suure kannutäie pärnaõie teed. Aga oh häda, ka mesi oli onu Juhani kapist otsa saanud. Ka seda ei vajanud onu juba aastaid, sest ta oli olnud niivõrd terve. Taskulõvi lamas kurnatult teetassi alusel. Kuidas onu Juhani ka ei püüdnud lõvi veenda lonksu teed võtma, ei joonud seda imejooki mitte keegi. Ja tegelikult ei teadnud onu Juhani, kas lõvidele üldse maitseb tee. Ta mõtles vaid selle peale, mis teda ennast on varem aidanud. Pärast järjekordset unetut tööd pakkis onu Juhani lõvi hoolega taskurätiku sisse, pistis ta sooja mantli taskusse ja viis loomaarsti juurde. Kliinikusse jõudes ei olnud onu ainuke. Patsientide järjekord oli terve koridori pikkune. Seal oli koer, kellel olid küüned liiga pikad. Seal oli kass, kes lonkas jalga. Seal oli papagoi, kes polnud tahtnud nädalaid süüa. Ja seal oli hamster, kes oli lihtsalt kurb. Ja nii edasi. Onu Juhani võttis järjekorra numbri ja istus vaba tooli peale. Härra, kas te ikka teate, et inimesi meie ei ravi? Selgitas arst, kui oli onu Juhani kabineti uksest sisse lasknud ja talle istet pakkunud. Ma võin soovitada teile mõnda head perearsti, kuid onu Juhani ei lasknud arstil lauset lõpetada. Ta pistis oma käe taskusse ja võttis sealt välja taskuräti, mis köhis hirmus hooga. Nüüd oli arst veelgi rohkem segaduses. Esimest korda tuuakse tema kliinikusse köhiv taskurätt. Doktorihärra soovitas onul naljad lõpetada ja tema tööaega mitte raisata. Enne kui arst jõudis onu Juhani kabinetist välja juhatada, avas onu taskuräti, mille sees oli väike vaevatud taskulõvi. Lõvi, kes aina köhis ja köhis. Arstil läksid silmad suureks ja suu vajus imestusest lahti. Säärast patsienti nägi ta küll esimest korda elus. Olge nii hea ja pange ta kohe siia laua peale, palus doktor ja hakkas patsienti läbi vaatama. Ta kuulas lõvi kopse, ta kraadis lõvi temperatuuri, ta võttis lõvilt proove ja kirjutas välja ravimeid. Kui onu Juhani jälgib arsti täpseid juhiseid, siis saab taskulõvi juba peagi terveks. Onu Juhani tänas arsti, pistis lõvi taskusse ja kiirustas apteeki. Järgmised 5 päeva ravis onu Juhani oma taskulõvi, kes paranedes kolis kõigepealt pidžaama taskust hommikumantli taskusse ja täielikult tervenedes pintsaku taskusse. Onu Juhani ise aga koristas samal ajal rohusahtlit ja pakkis kokku kõik ravimid, mille säilimisaeg oli möödas. Need viis onu Juhani tagasi apteeki, kus neid kokku koguti. On teil alles huvitav hobi
imestas onu Juhani, kui oli suure kotitäie ravimeid apteekrile üle andnud. Edaspidi püsime terved